Nii, tere hommikult kõigile ka minu poolt ja võtan oma ettekande ajaks istet, sest proovin rohkem praktilisemaid näiteid näidata. Ja nagu Aivo juba mainis, siis põhiliselt näitan veebikeskkonda ja ühte veebeditori äppi, aga esmalt jätkaks sealt, kus Aivo lõpetas, et versioonidest, et tegelikult täna hommikul juba see ArcGIS Pro 3.6 versioon ilmus, nii et on juba kõigile kasutajatele kättesaadav. Ja võib-olla ma platvormi mõttes veel nii palju, et meil siis on kolm nagu keskset nagu platvormi võiks öelda või serveri poole pealt kaks, et on ArcGIS Online'i pilvekeskkond ja ArcGIS Enterprise siis kohalikul infrapõhinev serverikeskkond ja kolmandaks siis ArcGIS Pro desktop tarkvara, mis siis on selline GIS-spetsialistide peamine kasutusvahend. Ja nii see ArcGIS Online kui ka ArcGIS Enterprise keskkonnad siis annavad meile sellise keskse GIS-portaali, kus tänapäeval toimub meie põhiline siis andmete ettevalmistus, veebikaartide loomine, veebirakenduste konfigureerimine, õiguste andmine, kasutajate määramine ja üle platvormi käib see kasutaja õiguste määramine, siis litsentside määramine kasutajatüüpide põhiselt. Ja nagu Aivo juba mainis, siis meil on 6 põhilist kasutajatüüpi, kui siit alustades vaataja viewer tasemest, edasi veebimuutja, mobiiliäppide kasutaja, kuni siis alates Creatorist on siis selline sisu loomise võimekusega kasutajad ja alates Creatorist siis tulevad ka ArcGIS Pro litsentsid. Et Creator annab meile ArcGIS Pro Basic litsentsi, selle töökoha tarkvara litsentsi, kuni siis Professional Plus kasutajani välja, millega saab siis ArcGIS Pro Advanced litsentsi. Ja nendele kasutaja põhitüüpidele lisandub ka lisakasutus litsentse, aga ma nendesse ei hakka täna siin põhjalikumalt minema. Ja enne kui ma lähen praktilisemate näidete juurde, ma veel mõne sõnaga räägiksin üldse sellisest tehnoettevõtte GIS-i juurutamisest ja siin on tegelikult nagu mitmetasemelised võimelused, et kuna meil ka ettevõtted on väga erinevad, et kes meil on ühe kohaliku omavalitsuse väiksem ettevõte, kes on meil üleriigilised ettevõtted ja sellest tulenevalt ka vajadused ja nõuded on erinevad, siis tegelikult on võimalik alustada sellise standardse ArcGIS-i platvormiga, tuua üle näiteks CAD-i formaatidest oma trasside ja punktide andmed ja kohe alustadagi oma veebikaartide ja kogu sellise poolega ja saab väga lihtsalt alustada. Edasi, kui see vajadus kasvab, siis saab liikuda juba sellise topoloogilise võrgu poole, milleks on siis põhiliselt utility network'i funktsionaalsus ja ka seal on siis tegelikult nagu sellised erinevad taseme variandid, et siin teine variant ongi, et me võtame nagu oma andmemudeli, läheme nii-öelda siis kujul üle, aga lihtsalt aktiveerime siis utility network'i funktsionaalsuse, mis lisab meile selliseid võrgupõhiseid võimekusi seal näiteks trace analüüsidest erinevate diagrammide loomiseni. Ja siin on ka nüüd lisandunud, et võib-olla varem on see utility network olnud natuke selline kauge mõiste ja tundunud nagu keeruline, siis tegelikult selline esmataseme üleminekuks on siin loodud ka täiendavaid abivahendeid, et on oma nii-öelda kasutatavast andmemudelist võimalik siis luua see utility network'i raamistik, mis siis nii-öelda täidab ära siis miinimumvajaduse, et see utility network'i funktsionaalsust kasutama hakata. Ja kolmas variant on siis selline täislahendus, kus võtta juba kasutusele standardsed andmemudelid vastava võrguvaldkonna jaoks. Seal on ka palju selliseid partnerlahendusi, sõltuvalt kas on siin gaasikütte või hoopis elektriettevõttega tegemist ja siis on võimalik täieliku sellise digikaksiku lahenduseni välja minna. Ja võib-olla siin on ka selline kiire näide, et mis siis nagu sellise variant 2 ja 3 vahe on, et kui me variant 2 loome, siis me juba saame sellise baas võrguettevõtte funktsionaalsuse, me saame seal nii-öelda oma trasse nagu treissida ja nad käituvad meil ühtse võrguna, aga lihtsalt see detailsuse tase võib-olla ei ole veel päris see, mis on seal kolmandas, et kui me läheme nii-öelda viimase detailsuseni, siis on juba kõik
kõige detailsemad ka komponendid osalevad juba siis selles võrgus, et muidu nad võivad olla meil lihtsalt seotud tabelis kas või infona, aga nad ei pruugi olla seal mingisuguse liini tasemel võrguosad. Aga siis jah, sellised detailsused on erinevad ja neid detailsusi on võimalik ajas siis tõsta, et on võimalik minna siis lihtsamast lahendusest keerukamale. Aga edasi ma läheksingi siis veebikeskkonna juurde ja nagu mainisin, siis paljud kasutajad meil töötavad ArcGIS Pro tarkvaras ja teevad kõiki oma andmesisestuse ja analüüsi seal, siis tegelikult järjest enam on funktsionaalsust viidud veebi ka seal hulgas siis andmesisestuse poolt. Ja seda veeb-editori äppi võibki vaadata nagu sellist lihtsustatud ArcGIS Pro sisestuskeskkonda siis veebis ja see on siis kättesaadav nii online'i kui Enterprise'i portaalides. Ja seal on samuti siis ma kõige lõpuks ka näitan, et on siis see Utility Networki tugi olemas. Aga läheme siis portaali vaatesse, alustan siis ArcGIS Online'i poole pealt, et näha, et siin on kõik eestikeelne, et kogu see portaali keskkonna kasutaja saab ise valida, et mis keeles ta tahab siis seda sisu näha. Läheme Map Viewerisse, avame siis tühja Map Viewer rakenduse ja ma otsin siit samast portaalist siis teenuseid, mida ma saaksin kasutada ja võtame siit ühe veevõrgu näite. Et ma kõigepealt enne, kui ma veebeditori juurde lähen, ma näitan korra, et teatud tegevusi saab teha juba siis ka Map Vieweri tasemel, mis puudutab andmesisestust. Võtame näiteks siit veevõrgu tabelist arvestuspunktide kihi tabeli lahti. Ja siin tabelis on mul näha arvesti vahetuse viimane kuupäev, jällegi andmed on kõik fiktiivsed ja siis planeeritud järgmise arvestuse ajajärk aastates ja nüüd ma tahaksin siia arvutada siis veergu, et millal mingisuguses arvestuspunktis peaks arvestit vahetama. Selleks ma valin siit arvuta väli sellise väljakalkulaatori, mis jällegi ArcGIS Pro kasutajatel on väga tuttav, igapäevaselt tabeli vaates toimetavad. Valin arcade'i keele, mis on siis selline ArcGIS-i sisemine skripti keel. Ja mul on siin tabelis siis nii olemasolevad aktiivsed kui ka planeeritavad arvestid, et ma lisan siia kõigepealt filtri, et ma tahan selle arvutuse teha siis ainult tegelikele arvestitele ja näengi, et 85 on siis tegelike arvestit. Ja liigume edasi siis arvutuse vaatesse ja siin ma tahtsingi näidata, et Aivo rääkis nendest AI assistentidest ja siin ongi integreeritud näiteks arcade'i ja selline abivahend, et kui ma ei ole selles keeles väga tugev ja ma tahaksin lihtsalt, ma tean, mis ma teha tahan, aga ei tea, kuidas see koodina välja näeb, siis ma saan seda siit selle abivahendi kaudu saada kätte. Ma vaatan korra oma väljade nimesid ja paneme siia näiteks, et liida arvesti vahetuse kuupäevale, arvesti vahetuse vahemik aastates ja laseme siis selle koodi genereerida. Et iseenesest nagu AI kaudu koodi genereerimine on tänapäeval üsna tavaline tegevus, ei ole midagi uut, aga just see, et ta nüüd on siis integreeritud siia samasse Map Vieweri keskkonda, et ma ei pea kuhugi ChatGPT'sse või kuhugi edasi minema, et seda arcade'i hakata küsima. Ja vaatame kohe, kas meil õnnestub siit ka vastus kätte saada. Ja siia alla siis tekkis see kood, ma lisan ta siia muutjasse, vaatan korra üle, et kuna see on ka veel beta tasemel, siis kindlasti seda valideerimist peaks tegema, et kontrollida, et see kõik õige on ja see data add funktsioon tundub õige ja kui ma kirjutasin sinna ise siis neid aliase väärtusi, nagu et mis väljadega ma toimetan, siis on näha, et see abivahend siis leidis juba need füüsilised väljanimed ja tegi selle lihtsa arvutuse mulle siia ära. Ja ma saan ka vaadata seda väärtuste eelvaadet, et näha, et see ka tõrkeid pole, et see kood on korrektne ja teeme oma arvutuse ära.
saaks selle skripti alla laadida, aga kuna see oli nii lihtne käsk, siis see ei ole oluline. Ja nüüd ma näengi tabelis, et need uued arvestivahetuse kuupäevad on siis arvutatud. Ja loomulikult siit ma saaks edasi minna mingite töökäskude tegemiseni või dashboardideni, aga ma seda praegu ei hakka näitama. Järgnevalt ma avangi siis web-editori ja siin on näha, et neid erinevaid äppe tegelikult, mida ma saan portaalis kasutada, on väga palju ja web-editor on siis üks nendest värskematest ja võib-olla veel vähem kasutust leidnud äppidest. Ja sarnaselt Arcis Proga ma avan nagu tühja keskkonna ja ma avan nüüd siin oma projekti, siis siin ma saan samamoodi oma veebikaarte avada, et avame siin jällegi ühe lihtsa hoonete ja katastritega projekti. Ja siin on kõik sellised baasvajadused siis andmete sisestuseks olemas, et ma saan kaardilt objekte valida, siin on mul need objekti loetelud, saan neid läbi käia, saan atribuute avada. Kui tahaksin, saan teha samamoodi valikuid atribuudi järgi. On olemas kõik snappimise võimalused. Siin allpool on veel näiteks kõik need otseteed, et kui ma andmeid sisestan, mida ma saan kasutada, et andmesisestus oleks mugavam. Saab luua järjehoidjaid, aga vaatame just siis veel andmete muutmise poolt. Ma selle valiku võtan korra maha. Muudame, et me saame valida praegu kaardilt ainult katastreid. Teeme siit mingisuguse valiku ja vaatame siis andmete atribuute. Ja praegu mul on siis 7 objekti valitud, et ma saaksin siit ükshaaval neid andmeid muuta. Siin on ilusti ka need katastri tunnused ja ta isegi kuvab siia seda katastri kuju, et mul on lihtsam aru saada, milline objekt, mis on. Aga ma saan ka tegelikult need väärtusi omistada nagu sarnaselt väljakalkulaatoriga siis mitmel objektile korraga. Ja siin kuvatakse, kui mingid väärtused on ühesugused, siis ta näitab neid ühesugustena. Näiteks siin omavalitsusnimi on kõigil Häädemeeste. Aga kui on erinevad väärtused, siis ta ei näita neid väärtusi. Ja näiteks vaatame korra katastril on siin väli, et muutmise põhjused, miks on mingid muudatus viimati tehtud, siis ma näen, et siin on praegu erinevad väärtused, aga siin on väga mugav on see, et kui ma nüüd siia peale klikin, siis ta näitab kõiki neid väärtusi, mis selles 7 objektil on olnud näiteks. Ja kui ma tahaksin neile kõigile omistada näiteks, et ma olen mingit ruumikuju muutnud, siis ma saan siit korraga selle teha ja kõigil siis korraga muudetakse ära. Nii, aga ma muudame just ära ja läheme edasi hoonete juurde. Vaatame korraga objektide loomise funktsionaalsust. Et siin jällegi, kui ma hoonet hakkan joonistama, siis siin on kõik sellised täisnurga snapid ja kõik võimalikud abivahendid aktiveeruvad. Kui ma tahaksin siin salvestada, siis ta näitab ära, et kui kuskil on mingid kohustuslikud väljad, mis ma pean ära täitma, et sarnaselt üle platvormi tegelikult selline andmete valideerimise pool. Ja kui mul on siis objekt valmis, siis siin on veel, ütleme, see andmesisestus on nagu lihtne funktsionaalsus, aga ma saan siin neid käänupunkte kuvada, liigutada või siis ka objekti tükeldada, et loomulikult siin ei ole kõiki Arcis Pro funktsionaalsusi kättesaadavad, aga juba sellised päris võimekad andmete redigeerimise võimalused on siis siia web-editori üle toodud ja võib-olla tasub just siin kaaluda neid kasutajaid, kes igapäevaselt Arcis Pros ei toimeta. See desktop-laad tarkvara ikkagi eeldab natuke rohkem teadmisi, et aga kui on mingid konkreetsed sisestusteemad, mida kasutaja peaks igapäevaselt tegelema, siis see web-editor oleks hea alternatiiv. Ja järgnevalt ma veel näitaksin seda, et praegu ma avasin selle web-editori nagu sellise standardse keskkonnana, kus ma ise hakkan siis kaarte valima, millega ma töötan, aga nüüd tegelikult on võimalik ka sellest web-editorist endast luua nagu valmis rakendus, kus on juba kaart ära defineeritud, et võib-olla lõppkasutaja ei taha neid kaarte valida, ta tahabki mingi kindla valdkonnaga tegeleda, ma saan sellest samast juba avatud rakendusest teha siis
päris spetsiaalrakenduse just nende andmetega, just nende funktsionaalsustega. Ja siin on kiire selline instant appide loomise mall, kus ma saan siis seda rakendust konfigureerida, et siin see kaart on juba valitud, võime vaadata, mis funktsioonid on lubatud, ma saan sisse välja lükata näiteks, et võib-olla võtame siit neid funktsioone vähemaks, et ma tahan, et kasutajapõhiselt lihtsalt sisestaks andmeid. Samuti siin näiteks saame lubada kihiloendi, kasutajal ise kihte juurde lisada ja vaatame veel kujunduse poole, teeme väikse muudatuse, et teeme näiteks tumeda rakenduse. Ja automaatselt see rakendus on mul mustandina salvestatud ja nüüd ma saan ta kohe ka publitseerida valmis veebirakenduseks. Ja siit kohe kas linki jagada või siis käivitame selle rakenduse vaate. Et põhimõtteliselt on tegemist selle sama veebeditor äpiga, aga nüüd on ta kohandatud just selle konkreetse veebikaardi jaoks ja just nende funktsionaalsustega, et siin on näha, et neid sisestusnuppe jäi vähemaks, mis ma ära keelasin. Aga samas näiteks tekkis juurde kihiloetelu ja kasutaja saab siin näiteks oma mingid ajutisi faile või teenuseid näiteks projektile juurde lisada ja see keskkond on siis just mingi konkreetse andmevaldkonna jaoks siis nagu sisestuseks loodud. Aga liigume edasi, siis ma teen ühe näite ka ArcGIS Enterprise portaalist, et nagu me näeme, siis need keskkonnad välja näevad ühtemoodi, et tegelikult kas ma olen seal ArcGIS Online'i pilvekeskkonnas või ArcGIS Enterprise'i oma selles infrakeskkonnas, et nad näevad ühtemoodi välja, et arvestus põhierinevus ongi see, et meil see pilvekeskkond uueneb automaatselt Esri poolt ja näiteks novembris tuligi just jälle värskendus, aga seda Enterprise'i nii-öelda versiooni me haldame ise, me peame ise uuendusi paigaldama ja selle tõttu, kui me võib-olla kontrollime natuke paremini, et mis versioonid ja funktsionaalsused meil hetkel on kättesaadavad. Läheme jällegi minu sisu alla. Siin ma olen loonud juba ka ühe veebikaardi, mis siis sisaldab Utility Networki veevõrkude kihte. Ja ma saan kohe siit kaardi alt selle asemel, et avada Map Vieweris, ma lähen ka avanda jällegi siis veebeditoris. Ja kui mul ennem seal ArcGIS Online'is, siis mul olid ka andmed olid nii-öelda online'i hostitud, siis nüüd see veevõrgu andmed mul tegelikult siis tulevad juba oma kesksest andmebaasist, hetkel siis SQL'i andmebaasist ja on siis loodud ArcGIS Enterprise'i teenused, mis on siis nii-öelda selle Utility Networki võimekusega. Ja siin on mõned asjad kohe lisandunud, esimene näiteks on see, et kui meil on selline keskse oma andmebaasi lahendus, siis me saame ka versioone hallata, et kasutaja saab töötada näiteks nii-öelda ettevõtte põhiversioonis, mis meil on, või siis kasutaja saab ka sellest põhiversioonist luua oma kasutajaversioone. Et väga levinud on see, et mingi andmesisestus tehakse nii-öelda kasutajaversioonis, seejärel valideeritakse ja alles siis viiakse muudatused tagasi ettevõtte versiooni. Ja praeguses lahenduses saab siis neid versioone tegelikult luua juba siis nii-öelda veebikeskkonnas, et ei pea seda tegema ArcGIS Pros, vaid nii-öelda veebirakenduses saab ka kasutaja teha oma versiooni ja siis toimetada edasi selles versioonis. Ja lisaks on siis siin näha, et on aktiveerinud ka veebeditoris sellised Utility Networks tööriistad, ehk siis just võrgu halduse vahendid. Ja siin võib-olla põhiline ongi see nii-öelda trace funktsionaalsus, et sageli, kui me mingisuguseid võrgu andmeid muudame, siis me ei alusta seal atribuudi päringutest või kaardilt päringust, vaid me teeme ikkagi sellise nii-öelda võrgu trace analüüsi, valime välja objektid ja siis nendega midagi toimetame edasi. Ma liigun siit ühte valitud asukohta ja näiteks siis simuleerime, et me tahaksime siin, oleks vaja teha katkestus, et mingisugused töid teostada, siis ma näitan ära siis nii-öelda trace'i suuna siin, kus ma seda teen. Samuti saan siis kaardil määrata, et näiteks siit sulgeseadme punktist
ja siit teisest punktist suleme võrgu, käivitame siis, ma pean ka valima, mis nii-öelda neid eeldefineeritud trace mudelid võib olla erinevaid ja siis mul kaardilt need objektid valitakse välja ja kuna ma olen siis veebeditori keskkonnas, siis ma tegelikult nende objektidega saaksin kohe midagi edasi teha, et ma võin siia sisse minna, võtame näiteks Service Connection objektid, mis oleks siis kliendi objektid ja ma näengi ära kõiki neid kliente, kes siis selle katkestusega on puudutatud ja järgmise sammuna ma saaksin siis kas nendel mingeid atribuute muuta, näiteks, et teenus on peatatud ajutiselt või siis saata juba mingi integratsiooni kaudu näiteks teavitusi. Et selline just olulisus, et see veebeditor siis toetab kogu seda võrgu mudeli loogikat. Aga see oleks minu poolt selline lühiülevaade funktsionaalsustest ja järgmisena siis Raido Valdma jätkab juba võrguettevõtete põhiste erinevate rakendustega.